Järgmisena me räägime natukene päisest ja jalusest ja täpsemalt, kuidas on päisesse ja jalusesse võimalik teksti lisada ja kuidas sealt eemaldada. Nüüd kõigepealt tuleks siis teada seda, et see ülemine osa, mis on jäetud siin vabaks, on üks põhjus just selles, et see on reserveeritud päise jaoks. Ja kui me vaatame allapoole, siis ka dokumendi allpool on jäetud üks osa vabaks ja see osa on just siis mõeldud jaluse jaoks. Kui te hiirega liigute vastavalt, kas siis näete jaluse peale, ilmub siia tekst jalus vaikimisi, või kui ma üleval liigun, siis ilmub siia päis vaikimisi. Nüüd Wordis võib-olla, kui keegi on toimetanud varasemalt, on harjunud tegema päisesse topeltklõpsu, et teda aktiveerida, siis esialgu siin Writeris see ei tööta. Ja esimene aktiveerimine peaks siis toimuma sellest avanevast nupust. Näete, kui te olete päise peal, ilmub siia nupp päis vaikimisi. Ja nüüd, kui te klõpsate selle nupu peale siia, siis te aktiveerite selle päise. Ja ilmub siia teksti kursor ja nüüd saab siia siis trükkida. Ja loomulikult need trükkimise reeglid ja teksti toimetamise reeglid on täpselt samad nagu igas tavalises dokumendis. Kui ma nüüd tahan tagasi dokumenti liikuda, klõpsan allapoole ja päisesse ülespoole. Ehk nüüd on ta selliselt aktiveeritud, et enam selle nupu peale klõpsama ei pea. Ja teksti lisamine on siia väga lihtne. Näiteks ma panen siia, et see on tiitel ja soovin teda joondada keskele. Ja alla ma sooviksin ka lisada jaluse, liigun hiirega näete siia alasse ja jällegi siia pluss nupu peale. Ja kirjutan siia, et see on jalus ja jällegi joondan ta keskele. Ja nüüd millest siis see päise jaluse võlu? Kui ma nüüd Ctrl-Enteriga lähen uuele lehele, siis te näete, et ka uus leht omab täpselt seda sama päist ja täpselt seda sama jalust. Ja nii läbivalt terve dokumendi. Ja kustutamine päisest ja jalusest nii nagu ka ikka tavaline tekst. Klõpsate kursori teksti järele või märgite teksti ära ja kasutate tavalisi teksti kustutamise nuppe. Nüüd, kui teil on päis või jalus olemas ja tekib hoopis soov, et ma sooviksin selle päise jaluse kustutada, siis sarnaselt aktiveerimisega vaadake, kui te lähete selle päise või jaluse peale ja jällegi ilmub see väike menüü siin nupuga, siis seekord te valite sellest menüüst kustuta päis ja seejärel küsitakse teil kinnitust, kas te olete kindel, et te tahate seda teha, vastate jah ja seejärel on siis see päis kustunud. Ja kui ta oli kasutusel ka mitmel lehel, siis on ta igalt poolt kustunud.